Tervist kõigile! Alustame siis sel hooajal juba 8. Eesti Ülikooli Seltsi Tallinna koondise kõnekoosolekuga. Mina olen kaasvõitja Oskar Kask, selle semestri siis kirjakogu hoidja. Ja täna on meile siis esinema tulnud arhitekt Mihkel Urmet teemal hüggekottide vetikavisioonid, Eesti sinimajanduse uued suunad. Ja Mihkel Urmet on siis arhitekt, Ruhnu kultuuriruumi visionäär ja jätkusuutliku kalastuse entusiast. Ja täna räägib ta siis sellest, mida vetikas teha saab ja kuidas siis Ruhnus siis vetika nii-öelda tööstust üritatakse elu äratada. No põhimõtteliselt jah, umbes niimoodi, enam-vähem sellised asjad on tõesti teemaks. Ma näen, et mingit osa siin tekstidest ei näe, on ju, arvatavasti piltidest, aga vahet ei ole, proovime, kas niimoodi ei töötagi nii. Siin ei ole seda PDF-i readerit. Nii et sorry, ma pean scrollima selline. Tõesti jah, on ju Mihkel ja mul on asjad mind kunagi juba mõned aastad tagasi siis hääletati juhtima sellesse nagu Ruhnu kultuuriruum nimelist MTÜ-d, mis otsib siis nagu põhimõtteliselt selle saare kultuuri mineviku taaselustamise ja kultuuri tegelikult ka tänapäeva mingeid võtmeid ja lahendusi. Samal ajal ma tegelen siis sellise asjaga nagu mu elukaaslase äriettevõtlus nimega Planeet Ruhnu, mis otsib nagu sinimajanduslikku ja üldse nagu natuke kestlikumat nagu võib-olla lahendust nii turismile, kõiksugusele toitlustusele, üldse nagu põhimõtteliselt kogemusele, mis oleks nagu Ruhnu, et kuidas seda teha sellisel väga eemal oleval paradiisi saarel, nii et loodust eriti palju ei kahjusta ega midagi. Mul need slaidid on siin inglise keeles, aga tõenäoliselt teksti niikuinii eriti näe, sest siin lõikab selle ära, et siis midagi siin lugeda ei saa. See on siis põhimõtteliselt natuke mul taas kasutatud slaidi show on ja siis ma tavaliselt selgitan, kus üldse Ruhnu asub. See on üks esimesi Ruhnu kaarte aastast 1539 juba, kus on siis päris suurelt juba Ruhnu peal. Võib-olla mõni siit tunneb ära kohe sealt alt, on ja põhimõtteliselt on poole Eesti suurne, nagu olete seal. See juba näitab, et kui suurena võeti Ruhnut juba vanasti. Põhimõtteliselt jah, me seal kultuuriruumis nagu tegeleme erinevate asjadega ja üldse Ruhnus ja otsime seda kultuuri mingi tulevikku, et kuidas nagu jõuda ka mingisse kohta, mis oleks nagu põnev nii saare elanikele, praegustele, kunagistele ja tulevastele ja siis ühe projektina näiteks uurime Ruhnu keelt, mida kutsutakse runtsika keeleks. Meil on niimoodi, et 2 aastat juba 3 ülikooli, see on Göteborgi ülikool, Tartu ülikool ja siis Läti ülikool uurivad nagu ja kaardistavad Ruhnu keele nagu sellist nagu kõiksugu teavet, mis on kuhugil talletatud ja siis teevad meile sellist kaardistustööd, mis on päris huvitav. Siis Ruhnu kultuuriruum näiteks tegeleb ka mingite viiulilaagrite ja mingite erinevate muusikaasjadega. Näiteks see viiulilaager ja festival on toimunud ma arvan 11 või 12 aastast juba, mis on ka natuke selle saare kunagise muusika nagu taaselustamise projekt, et jõuda ka seal nagu sellist kunagise kultuuripärandi nagu edasi arendamiseni. Ja nii edasi, kuni sealt isegi edasi on ka nagu siin mõtteid residentuuriprogrammidest, mis saaks olla kõigi ka nii kultuuri kui selle saarega palju seotud ja siis seda edasi viia. Ma üritan veidi kiiremini näest, tegelikult on suhteliselt palju slaide. Siis Ruhnu kuulub Lääne-Eesti saarte biosfäärialasse, mis on UNESCO nagu projekt, kus põhimõtteliselt me peaksime näitama eeskuju, kuidas inimene ja loodus suudavad koos eksisteerida ja olla nagu siis kestliku majanduse hea musternäidis. Sellepärast me hakkasime ka näiteks päris palju vaatama saare kõige suuremat majandusharu ehk turismi, kus oli nii, et me tegime Eesti Maaülikooliga sellise diili juba vist 1,5 aastat tagasi ja siis umbes aasta aega nagu uurisime saare erinevaid külgi, võimalusi ja lahendusi
ja see aasta nad said lõpuks selle uuringu valmis nüüd vist septembri lõpus ja siis nüüd üsna varsti nagu hakkame siis selle põhjal siis natuke tegema ka edasisi samme. Siis on foto, kus nad käisid suvel meil külas, näidates kestliku turismi nagu siis head eeskujud tõukeratastega meile külla. Siis me oleme veel erinevaid nagu projekte uurinud, näiteks Saare rahvamaja ülalpidamist ja siis nagu testinud kultuuri nagu iseseisvat majandamist ja sellist asja, et kas on võimalik näiteks mingisuguse kohviku ja sellise projekti raames nagu majandada tegelikult saare kultuuri ära ilma nagu lisa mingite toetusteta. Loomulikult me natuke lisatoetusi tuli, et kulkadest ja asjadest ka juurde, aga põhimõtteliselt oli see, et suutsime viia üritusi läbi suhteliselt ise majandavana. Siis vaatasime, et selleks, et ju jõuda sinna samamoodi selle UNESCO-st nüüd on ju siis inspireeritult igast ökomärgiste ja asjadeni, siis tegime palju infoseminare, teavitusi ja töötubasid ja näidates ka ise siis natuke eeskuju tegime ka kohviku, mille Green Key märgis isegi, mis siis eeldab nagu igast erinevaid nagu huvitavaid lahendusi, et sul oleks nagu igas nagu kohviku etapis ja lahendus nagu see hästi loodussõbralikud süsteemid välja aretatud. Selle põhjal nagu muidugi saad aru, et siis on tegelikult vaja toidus nagu vaadata, et mis see siis saare külaline tegelikult tahas ju ja ise tahas natuke nagu võib-olla nagu sellist loodussõbralikumalt ja puhtamalt toituda, mille peal me tegime ka ühe projekti, mis oli Ruhnu seemnepank, kus me nagu põhimõtteliselt tervel saarel on nüüd võimalus minna ja võtta selliseid mahe pärandseemnesorte ja siis viia neid tagasi, kui tahavad. Põhimõtteliselt see on selline pank, mis nagu protsenti ei küsi, nii et sa ei pea taga siima ka, mis võimaldab natuke nagu toidu turvalisust, aga samas nagu inspireerida ka tegelema natuke rohkem nagu puhtama põllumajandusega. Siis vahepeal hakkasime nagu uurima seda top 100 Green Destinations ja erinevaid nagu Euroopa ja maailma poolt tunnustatud mingeid märgiseid saarele ja nende nagu teed minna ja tegime ka neid avaldusi ja kaarte natuke. Aga siis jõudsin päris juttu selle asjani, et me võime selle Ruhnust nagu hullult kultuuri teha ja kõik koos nagu selle, ma ei tea, õnne soovida erinevate rahvatantsude eduka läbiviimise puhul, aga tegelikult on see asi nagu lõpuks, et kui sul ei ole saarel enam rahvast, siis nagu ei ole mitte kellegile tantsida seal ka, on ju. Et siis hakkasime aina rohkem vaatama selle majanduse poole. Siis mis võiks olla üldse nagu saare majandus, sest et sul on vaja mingit sissetulekut ja raha, et seal inimesed saaksid hakkama ja eriti veel, kui tahad meelitada uusi inimesi saarele, siis sa võiksid nagu natuke tegema majanduses mingisuguseid nagu tegusid, mis nagu veidike nagu ikka meelitaks saarele ja näitaks, et seal on nagu võimalik elada, see on isegi uuring või meetod olemas nimega Island Habitability, mis natuke näitab, et kui elatav üldse saar on. Siis hakkasime vaatama nagu ajaloost saadik, et millega üldse seni on saarel tegeletud ja nagu te võib-olla olete kuulnud, siis saar oli hästi nagu tuntud oma hülgeküttide poolest, kes seilasid mööda Läänemerd, tapsid igal pool hülgeid ära ja siis müüsid nende nahkasid ja rasve igale poole ja selle põhjal said päris nagu hästi hakkama. Lisaks sellele külakeskele ehitati laevu ja puust paate ja käidi müüdi neid Riias igal pool mujal. Aga see nagu kogu business lõppes ära 1944 ja tegelikult ausalt oli juba 1943, kui põhimõtteliselt pakkis terve saare asjad ära, kohvrid ja sõitis Rootsi, sest nad ütlesid, et nad ei taha kommunismi nagu naljas eriti kaasa lüüa, et nad lähevad nagu teevad paar aastat puhkust ja siis tulevad tagasi. Nagu te siiamaani teate, siis päris nagu nii lühikeseks ära sõiduks ei kujunenud, sest et kommunism kestis kahjuks natuke kauem, on ju. See siis on midagi täiesti suvaline kiiruga AI poolt mingi koostatud pilt. Aga jah, 51 või vist isegi 49, täpselt ei mäleta, moodustati kommunismi majakas, on ju, Ruhnus siis selline sovjeti kolhoos, mis oli siis kaluri kolhoos ja tegelikult ega nad samamoodi seal läksid edasi rõõmsaid hülgeid küttides ja üle kalandusega tegeledes põhiliselt. Oli huvitavaid asju, nagu nad alustasid Kihnu-Ruhnu mängusid ja mingid selliseid nagu läbikäimisi, mis ju on senini väga huvitavad lõkked. Põhimõtteliselt kolhoos lõppes 1969 ära, kui siis toimus nagu Eesti uus tuulerekord, mis seni on vist ületamata.
48 meetrit sekundis, tuul puhus nagu terve saare peaaegu ära, 70% metsa kadus ära, põhimõtteliselt kogu see laevastik ja sadam oli hävinenud ja kõik sellist, on ju. Ja see foto siin ei ole peale seda tormi, vaid enne, on ju, et ega ta enne ka väga hea vaid ei läinud. Siis otsiti nagu uut mingit majandust ja nagu tulevikku saareles 1970-ndate paiku, on ju, oli siuke nagu naljakas ajastu Nõukogude Liidus, et mehed käisid mööda nagu suurt nii-öelda isamaad ja käisid puurisid auke igale poole. Ka Ruhnusse jõudsid ühed eriti agarad tegelased, kes siis võib-olla jäid natuke snapsi pidama või võtma, nii et nad suutsid puurida põhimõtteliselt Eesti ühe sügavama augu. Tõesti sel hetkel tegelikult oli Eesti kõige sügavam auk, ta oli vist isegi Nõukogude Liidu mingi teises kõige sügavam auk, nii et sel hetkel vist sügavam oli puuritud Murmanski lähedale natuke sügavam. Peaaegu 800 meetri sügavusele jõudnult andsid nad lõpuks alla, kui avastasid, et tegelikult peale soolase vee midagi eriti tarka ei leia, mingid gaasi, naftat ja mingid suuri rikkusi sealt ei tule. Pakkisid oma torud kokku ja minema, siis uus nagu majandus nagu ajastu algas siis 91, kus mäletate, meil tulid kohe Eesti kroonid, kõik lootsid, nüüd läheb businessis. Ka Rootsis olevad tüübid, kes alguses mõtlesid korrastasid ära, tõmbasid oma rahvariided selga, tulid tagasi kohvritäied välismaa kraami, et nüüd hakkame uuesti elama, nägid, mis jama oli tehtud seal Nõukogude ajal nagu nende farmidega ja said aru, et see vist ei ole ka nagu see asi, et kus edasi elada, et me hakkasime mingi ruhnu keeles elama ja mingid lambaid kasvatama enam, et see tegelikult uuele Rootsi põlvkonnale enam eriti palju peale ei lähe. Pidevalt oli juttu sellest, et põhiline nagu takistus saare arengul on see, et sadam ei ole korras ja kõik need asjad, on ju. Hetkel on tegelikult juba ammu päris hea infra, sadam on väga hästi korda tehtud ja laiendatud mitmeid kordi, ka see aasta isegi hetkel toimub sadama laiendus. Sadama kõrval kohe siin näete on ka selline lennuväli, on ju, nii et saad nagu saarele nii lennata kui paadiga sõita, et kõik nagu ühendus mõnes mõttes oleks nagu võimalik ja mõnus. Saar ise on off-grid saar, siis nagu ei ole nagu kaabliga ühendatud Isamaaga, on ju, ja toodab ise kogu oma energia. Põhiliselt on see muidugi siis roheenergia, sest diisi vedamine sinna lihtsalt on natukene keeruline. Mis on nagu muidugi meie selles UNESCO nagu trummi tagudes väga lihtne. Samal ajal on saarel see probleem, et see näide on siin siis uue maailma linnaosast, täitsa tüüpiline Hruštšovka, on ju, mis näitab lihtsalt nagu seda nagu asja, et kui kõik nagu, see ei ole Ruhnus, see on siis Tallinnas uue maailma linnaosas. Ja põhimõtteliselt, kui kõik Ruhnu inimesed panna ühte majja, siis piisab ainult ühest sellist Hruštšovkast sinna keset saart. Et see, et seal on praegu nagu nii palju talusid, 2 kirikut, 2 poodi, restoranid, kool, päästehoone, jõusaalid, saunad, kõik asjad, on ju, siis põhimõtteliselt, kui sa nüüd kujutad ette, et ühel majatäiel luksus on nagu kihvt, aga samal teistpidi jällegi nad peavad kõik seda ise ülal pidama, kuidagi hooldama. Ehk siis inimestel on seal päris palju tegemisi nagu iseenda nagu süsteemide ülalpidamisega juba. Siis, aga nüüd nagu rohkem nagu tänapäeva tulles, siis hakkasime analüüsima, et saar iseenesest on päris kaugel, see on siis Liivi lahe nagu põhjakaart, nii et seal see punane ei ole päris Ruhnu saar, vaid tegelikult seal keskel olev see valge täpp, nii et on suhteliselt väike seal keset Liivi lahte. Ja siin mõtlema, et okei, et meil maad ei ole Ruhnus, on ju, ma küll räägin meie võtmes, aga tegelikult mina ei ole otseselt Ruhnult pärit, vaid leidsin sealt elukaaslase, hakkasin rohkem neid asju vajama. Et seal saarel nagu maad eriti palju ei ole, 12 ruutkilomeetrit, aga samas merd seal ümber on päris palju. Kui ma nagu küsin igalt poolt, et okei, kui palju meil merd on, et kui me astume saarelt merre, kas see on Ruhnu meri või see riigimeri, siis keegi täpselt ei tea, sest ega valla piire ei tõmmata nagu merre, on ju. Nad on alati nagu ainult saare osas. Aga mõtlesime, et okei, aga riigiga võib-olla saab ikka hakkama, et ega need seal palju neid räimest ikka traalivad, et vast saab ka midagi välja mõeldud, et kuidas asju teha. See vaadates natuke rohkem ringi, et mida see riik nagu plaanib teha meres. Leidsime päris palju neid tuulikust projekte, merre on plaanitud erinevaid tuuleparke, mõned lähemale, mõned kaugemale. Palju neid päriselt kunagi ehitatakse, ei tea, on ju. Aga samal ajal mõtlesime, et pigem, et kui need juba hakatakse tegema, ja siin Läti pool on teinud igast uuringud, et kuidas nad saavad ka tuuleparke teha. Kui need juba hakatakse arendama, siis mõtlesime, et võib-olla nendega midagi koostööd teha. Muidu ise nagu hea meelega kogu aeg aerutaks mööda merd ringi ja püüaks hoopis kala, on ju, ja üritaks kestlik kalur olla.
sellega muidugi on hetkel natuke problemaatiline, sest et kala enam ei ole meres, on ju, et sa võid ringi sügada mööda vett, aga näete seal nagu taustal Eeva tõmbab just natuke sassis võrkusid välja, siis mingid ilgelt kalasaaki seal ju näha ei ole. Pigem on nii, et on hästi head hülgeajad, sest et meil hülgeküttimist ei toimu, nii et nende nagu populatsioon on päris suureks kasvanud. Siis ongi, et noh, nagu et vist kuuldus, kormoranid situvad kõik laiud täis ja siis hülged seovad kõik kala ära. Noh, asi muidugi nii drastiline ei ole, aga küll on, et enamus üle poolte kordade, kui lähed nagu võrkudele järgi, siis näed hästi rõõmsaid hülgepäid seal, kes nagu kohe sind tervitavad. Olles jällegi UNESCO alal, ei saa ka pahaks panna, peame koos nendega elama ja samas on naljakas ka võrkudest on ainult natuke kahju. Muidu ma olen nagu arhitekt, on ju, ja siis tegelen selliste pigem nagu ökolahendustega ja olen spetsialiseerinud puidule ja sellistele nagu tihti ka nagu tehases toodetavatele majadele. Ja selle raames kohtusin ükskord siis sellise tüübi nagu Jonne Kotaga, kes on Eesti nagu see Eesti nagu tuntumaid või nagu edukamaid merebiolooge, kes tahtsid, et ma projekteeriksin tal maja. Ma olen muidugi hästi uudishimulik, kes kui ma midagi projekteerin arhitektina, siis ma küsin hästi palju ka küsimusi ja küsisin ka talt, et davai, Jonne, mis tööd sa teed? Ta ütles, et ma olen merebioloog. Ma ütlesin, eriti kihvt on ja ma olen alati tahtnud ka delfiinidega ujuda ja käia niimoodi, ma ei tea, aardeid kuskilt laevade pealt toomas ja ma ei tea, mõõta mingit molluskite läbimõõte. Ta ütles, ei, et noh, mul päris nii ei ole, et ma siin tegelen karpide ja vetikatega. Ma ütlesin, oi, et siis sa nagu, sul kahjuks on nagu üle vedanud, et sa said nagu selle kõige halvema otsa vist merebioloogiast, on ju. Ja siis ta hakkas mulle nagu rääkima vetikatest ja noh, kuna mul natuke oli nagu huvi ka, et miks neid üldse uurida, sest et me tavaliselt näeme neid lihtsalt valdidena roiskumas merekaldale ja ei näe seal mingit väärtust tegelikult. Aga ta natuke selgitas, et mis võimalusi ja väärtusi tegelikult saaks vetikates olla ja kuidas Eesti vetikad on päris nagu toitaine rikkad ja väga tervislikud ja enamus neist ka, põhimõtteliselt praegu kõik on neist tegelikult ka söödavad. Siis ma hakkasin aina rohkem vaatama, et näiteks saare enda puhul siin vanasti see liiva moodi saarel, ega siin väga palju toitaineid ei olnud, nii et tegelikult oli siin isegi oli ka Ruhnus nagu eraldi vetikate vedamisteed, mille näiteks siin on üks, mis on isegi kaardirakendus seal Maa-amet talletatud, see vein on ja see oli, et tüübid, kes külast muudki vedasid adrutamale põldudele, et saada toitaineid ja siis nagu ütleme, läbi sellise toiduahela tegelikult vetikaid süüa, sest et kõik need mineraalained sealt jõudsid edasi nagu nende köögiviljadesse. Siis edasi uurides on tehtud ka Eesti merealade planeering, kus on ära kaardistatud ka parimad kohad, kus üldse nagu vetikad võisid kasvada. Ja siin siis punasena näidatud nagu parimad kohad, kus kasvatada või kus kasvavad tegelikult Eestis üldse need paar vetikat, mis just meile huvi pakkusid ja siin see kaart näitab just neid rohevetika ulva intestinaalis kasvualasid. Ja nagu näete seal Liivilahe keskel, see on sinine täpp, on see Ruhnu saar, mida siin selle täppi alt välja ei paista, ümber selle nagu väga positiivne ala, kus tegelikult kasvatada neid vetikaid. Selle põhjus on see, et peale selle, et sealt natuke tuleb Liivilahtega soolasemat vett sisse, on see Eesti nagu päikselisemaid kohti ja väga soe ja teistsuguse kliimaga kui Mandri-Eesti. Siis me hakkasime uurima seda nagu turgu, et mis siis nende vetikatega teha ja on seal üldse mingit raha ka selle asja taga ja vaatasime ja võrdlesime, et tegelikult on nagu hästi palju erinevaid kasutusalasid, alates lihtsalt nagu mingi loomatoidust kuni inimtoiduni, meditsiinis, kosmeetikas, igal pool biostimulandid, et taimesid panna kiiremini kasvama, kuni isegi jah, nagu biokütusteni välja. Kui me nagu need kõigest läbi arutasime, siis vaatasime, et noh, tegelikult me ei hakka seal mingit biokütust omale tegema, vaid tegelikult tahaks süüa ja minna edasi oma selle toidu turvalisuse ja jutuga ja mina on ka natuke kokandust õppinud, siis see tundus nagu kõige nagu kergemini mõistetav asi, et kui ma suudan neid kasutada kuidagi toiduks, siis oleks nagu kõige mõnusam mulle ja tunduks nagu kõige kasumlikum ka. Tegime erinevad mingid kasumlikkuse, mingid analüüse, mingid Malta, mingid või sellist majandus mingite ekspertidega, siis joonistasime hästi mingid graafikuid aasta jagu, tegime äriplaani, sest kõik nõudsid meilt äriplaani, mis oli hästi keeruline teha, sest et alati, kui läksime kuhugile, et natuke toetust vaja, siis räägiti meile äriplaanist, väga raske äriplaani teha, sest et
meil ei ole turgu olemas ja me ei oska nagu ühegi asja hinda isegi välja mõelda, et seda ei ole kuskil statistikat mitte midagi võtta, sest et siin Baltikumis nagu mitte keegi ei kasvata vetikaid ja otseselt ka ei müü, on Les Tagar, kes nagu traalib seda punavetikat, aga meil on hoopis teised vetikaliigid ja neid mitte keegi ei müü siin. Aga noh, suutsime lõpuks ära teha, see võttis natuke aega ja siis tegime nagu plaani, et kuidas hakata kasvatama vetikat, otsisime välja, et kus oleks nagu võimalikud sellised hooned, mida hakata taaskasutama Ruhnus ja kus pool saart hakata kasvatama vetikaid. Siis noh, meil on olemas juba paat ja sellised asjad ka, et kõik tundus nagu loogiline. See oli meie esialgne plaan, ütleme, üks asi siit plaani pealt nagu väga palju peale selle sadama asukoha nagu täppi läinud. Asjad natuke nagu nihkasid muidugi. Siis mõtleme, et kuidas kasvatada. Siin Eestis oli nagu testitud neid nööri peal kasvatamisi nagu muidu Aasias ja siin Euroopas on nagu tehtud, aga Eestis see ei töötanud, nagu nad ei saanud neid sinna kinnituma normaalselt nööride külge, nii et me hakkasime välja leiutama sumpa ja siis see siin pildi peal muidugi ei ole meie nagu see päris nagu lahendus, vaid see oli lihtsalt meie unelmate nagu tulem, kus seal muudki ujume ringi ja naudime oma vetikafarmi elu, on ju. All on siis minu kiire sketš, mille põhjal hakkasime seda edasi välja arendama ja TalTechi koos tegime mingid jooniseid, mingeid arvutusi ja niimoodi. Ja siis nagu asja mõte oli see, et teeme valmis see vetikafarmi, mis mahub põhimõtteliselt sellesse, mis on see pirukäru või sellesse pisikesse autosse, jupid sisse, saame hästi lihtsalt Ruhnu viia ja üles panna ja hakata testima. Reaalsus oli see, et kätte saime mingisugused 9 või 12 meetrised torud, miljon juppi oli nagu erinevates kastides ja siis hakkasime esimest sumpa nagu huvi pärast kokku panema Saaremaal Kõiguste merebaasis Tartu Ülikooli teadlastega ja Kuressaare siis kolledži sinimajanduse õpilastega. Õnneks oli meil palju abilisi, sest 2 päeva üritasime kokku panna, põhimõtteliselt me ei saanudki seda lõpuks kokku 2 päevaga, sest see lihtsalt liiga keeruliselt meil disainitud. Lõpuks muidugi me saime seda valmis, aga ta võttis jah nagu tunduvalt kauem aega. Ja siis oligi, et me jätsime ühe nagu sinna Kõigustesse, kus ta on seal sadama lähedal, kasvatab vetikaid ja teise viisime Ruhnu siin. Ja selle sumba vedamine väga lihtne ei ole, vaat siin näetegi, kus tegelikult, kui selle foto peal saate aru, et tegelikult meil saar on taga ja siis me liigume, siis tegelikult me oleks tahtnud hoopis saare poole liikuda, see transport on nii keeruline, kui sul sellist asja taga lohistada. Ja seal sees on võrk ja siis selle võrgu sees kasvatame sellist liiki vetikat, mis on mitte kinnitav, nii et ta võib hõljuda ringi ja samas nagu paljuneb ja kasvab edasi ja suureneb ja siis see idee oli umbes nii, et siis see hooldus ja saaikorje ja selle esimesel aastal lihtsalt tegelikult pigem nagu mõõtmine on nii, et lähed sinna kõrvale, siis tõmbad suurest tukust lahti ja siis mõõdad ära palju on ja vaatad. Reaalsus on see, et tegelikult ilm nagu siin nendel fotodel on haruharva Ruhnus, kuna asume keset liivi lahti, siis päris nagu tormine ja tavaliselt on nii, et kui me Eevaga sinna selle sumba kõrvale jõudsime, siis kõikus nii palju, et me ei ulatanud sest kinnigi võtta, veel vähem sealt mingit lukku lahti tõmmata või hakata mõõtma, palju seal vetikaid on. Küll oleme suutnud siis enam-vähem kord kuus mõõta ja õnneks Kõiguste merebaasis nad mõõdavad pidevalt, nii et saame see enam-vähem kasvukõvera kätte. Samal ajal ma käin igal pool nagu rääkimas, lootuses, et võib-olla saaks natuke raha ka sellise asja peale, et saate aru, et arhitekti palgaga ei pea üleval tervet sellist nagu imelikku mingit uut majandusharu. Läksin Brüsselisse igal pool, kõik plaksutavad, annavad meil mingeid auhindu ja siis meil on hästi palju käest nagu silte, mida seinale nüüd panna. Raha siiani veel ei ole. Siis peame ka aeg-ajalt nagu töötubast, et lihtsalt inspireerida siin üliõpilasi ja kõik huvilisi, et kuidas nagu vetikat süüa teha ja kuidas neid korjata ja kasvatada ja puhastada. Siin näetegi natuke, kuidas see elu välja näeb. Aga siis muidugi kõige lõbusam osa on see, et kui mul seda äriplaani asja küsiti, siis ma ütlesin, et okei, suva see äriplaan, ma võin teile hoopis näidata mõned tooted, mida me saame teha vetikatesse, see on huvitavam. Ja siis see testimise osa on kõige põnevam olnud, sest muidugi me alustasime seda nagu esimeste toodete tegemist ühest kõige põnevamast tootest, milleks muidugi alkohol on, sest selle testimine ja väljatöötamine on lihtsalt nii lõbus. Ja tegime vetika džinni, mida ma tegelikult ausalt öeldes lootsin täna teile tuua siia juua ka, aga avastasin eile õhtul, et meil on 0 pudelit kodus. Me oleme kõik vist ära andnud või müünud või ma ei tea, kus see kadunud on, nii et me peakski Ruhnust juurde tooma. Nii et kui kutsute mind teisele osale, siis võime juua ka suurema hulga vetika džinni ära. See peate sinna oma õlledega piirduma.
Seda me veel kasvatatud ei saa, sest me praegu see, mis me kasutame, siis me ainult mõõdame see aasta ja siis järgmine aasta me saame hakata seda kasutama ka. Sest me tahtsime jah, et me seda mõõtmistulemusi eriti ei sega, siis me sealt ei võta. Nii et need on nagu tegelikult sealt kõrvalt nagu loodusest korjatud. Aga see loodusest korjatud on see jama, et seal nagu kasvab igast nagu neid tigusid sinna külge, on liiv, igast sodi ja igast muid vetikaid ka, et selle nagu puhastamine on tegelikult veits tüütu ja päris palju energiat nõudav ja aega. Et sellepärast oli see, et seal võrgu sees kasvatad, siis nagu kõik ülejäänud sodi nagu nii palju sinna külge ei tule, et saab kohe paremini toiduks kasutada. Siis ühe huvitava tootena oleme ka kimchi teinud, mida me juba varem nagu päris agaralt muudki tegime, aga siis nüüd oleme sinna oma kimchi siis aina rohkem hakanud vetikaid viima, mis annab ka sellist natuke omamoodi umamisust ja natuke teist tekstuuri sinna juurde. Ja see on nagu ka tegelikult päris nagu super toit, sest kui ta on juba fermenteeritud pluss veel vetikest, ta on igatepidi sul nagu süsteemile nii hea. Hetkel uurime natuke uut, nagu võib-olla uut Ruhnu kokanduse asja ja oleme siin pigem nagu lihtsalt välja töötanud mingeid retsepte ja erinevaid lähenemisi, kuhu edasi minna. Gin elab juba täitsa oma elu, see sai siin Eesti joogifestivalil hõbemedali sügisel ja siis nüüd just mis ta oli siis umbes nädal aega tagasi sai ka Saaremaakonna parimaks toiduaineks. Ja see on vist esimest korda ka, kui gin sai parimaks toiduaineks Saaremaal. Aga meil selle vastu ei olnud midagi. Käisime, võtsime ka jälle uue diplomi vastu ja viisime koju. Muidu me oleme ka välja töötanud, muidu veits, see vähe valepidi, natuke juba me ka otsapidi nagu testima ka mingid kosmeetika ja mingid alkoholivabasid ja igast erinevaid teemasid, nagu siin on ka siuke balsam, mis on päris hea ka meestel niimoodi kätele määrida. Ja lõpuks nagu loodame jõuda see asjani, et meil hetkel juba on ka mitmed restoranid tellivad meilt vetikaid, aga siis neid enam kodus puhastada ja pakendada, see on natuke tüütu, siis me praegu peame siin Eesti Energia ja vallaga nagu erinevaid läbirääkimisi, et ühte maha jäetud põhimõtteliselt diisel-elektrijaama vana kõrval abihoonet ära osta ja sellest ehitada nagu mingid päris tootmishoonet, kus nagu saaks lõpuks võtta inimesi tööle ja teha nagu päriselt nagu mingeid tooteid ja neid edasi arendada. Hetkel oleme jõudnud läbirääkimistel sinnamaani, kus kuigi enne kui me hakkasime seda küsima, siis oli Eesti Energia huvitatud, et hea meelega annab kõigile ära ja rendib või müüb. Siis kui me seda küsisime, siis järsku tegi nende nõukogu otsuse, et nüüd võiks tekkida mingi oksjon ja mingeid selliseid asju. Ja siis õnneks me jõudsime nüüd vallaga sinnamaani kaubale, et kui me selle ära ostame, aga neile anname sealt ühe kergeliiklustee selle eest, et siis nad on nõus nagu natuke kaasa aitama selle protsessiga. Nüüd muidugi olid valimised, nii et vaatame, kuidas edasi. Aga siis see ongi nagu lühike kokkuvõte, ma üritasin nagu enam-vähem nagu poole tunniga nagu kõik need 50 umbes enam-vähem slaidi ära näidata, et te jõuaksite midagi küsida ka ja liiga pikale see veniks kogu see jutt. Nii et tänud, selline oli vetika kiire ülevaade. Kui jutt oli, et nagu kogu sinimajandusest on ja võib-olla natuke ülevaadet anda Eestis, siis ega seda väga palju anda ei ole, sest ongi, et Saaremaa Lestaarvel traalib siiamaani neid punavetikaid, Muhu kandis üks mees siis nende punavetikate jääkidest üritab teha biostimulante, mis on põhimõtteliselt topping taimedele, mida saad valada, et natuke kiiremini taimed kasvaks. Ja muud tegelikult palju ei toimu ja üldse terves Baltikumis selle vetikate teemal. Aga mis Euroopas põhiline kommertskasutus kui üldse? No ega tegelikult on isegi eraldi nagu vetika turg juba tekkinud, et on isegi market on, Saksamaal on, või vetika börs, Saksamaal on eraldi ettevõte, mis peab vetika börsi ja siis nad isegi vahendavad neid igale poole. Aga ega see, ma niimoodi nagu mahu järgi ei oska öelda, kuna ma ise olen rohkem selle toidu teemal olnud, aga selles on küll nii palju turgu juba, et näiteks Eesti eelmine aasta tõi sisse 1 miljoni euro jagu söödavaid vetikaid ja vetikatooteid. Samal ajal kui meil on tegelikult, Eesti on suhteliselt pisik, et me ise mõtlesime, et me alustaksime rohkem nagu Läti turust, kus Riias on ju rohkem inimesi kui terves Eestis. Nii et me usume, et see nagu turgu meil on, aga hiljem edasi Euroopasse. Estagar on tegelikult meil parema tootmine täitsa uute liinidega.
ja on jah. No neil on vaata, see ongi, et neil on see furcellaaria, on ju. Ja nemad üritavad sealt nagu ka juba ekstraheerida erinevaid nagu selliseid aineid ja otsida nagu uusi väärtusi, et nad enne ju müüsid seda otse nagu, noh, peaaegu et otse siis Kalevi marmelaadi tootmises, on ju, põhimõtteliselt ongi seal furcellaaria sees on sellised ained, mis nagu aitavad nagu, noh, põhimõtteliselt nagu tardained, et nad on sulle enam-vähem selle jaa, et sa saad nagu teha nagu taimetoitlaste versioone näiteks kummikommidest ja kõikidest sihukestest asjadest, et kõiki asju ära tarretada, siis võib-olla ka teha taimetoitlaste sülti tulevikus, on ju, jõululavale või midagi sellist, mida no kosmeetikas on muidugi alati rohkem raha, seal tuleb nagu leidagi neid hästi spetsiifilisi väikseid nagu just neid ühendeid, mis just neid huvitavad, nii et see nõuab hästi palju sellist nagu arendustööd. Ja kui see suvi oligi võib-olla, panite ka tähele, oli uudis, et Estaar tegelikult koondas natuke inimesi ära, siis see pigem oli sellepärast, et nad on ka teinud siin hästi palju arendustööd, mille peale neil on palju raha läinud ja ka üldse on vaata majandus natuke nagu halvas seisus. Nii et ega tegelikult seda nõudlust on, lihtsalt see tuleb otsida see oma niši ja siis nagu selle peale spetsialiseerudes edasi liikuda. Nojah, põhimõtteliselt niimoodi, et kui me võtame nagu sealt, ütleme, suve lõpus vetik väljas, me jätame tegelikult osa sinna seemneks ja need osa me jätame sadama akvatooriumisse vette, sest et talvel ei kasuta sadamat, et siis ta lihtsalt liguneb seal ja on. Ja siis kevadel me saame nagu selle seemne põhjal nagu edasi seda kasutada. Muidu teine variant, kui see tuksi läheb, siis me lihtsalt läheme korjame nagu uued need seemnevetikad. Kuna ümber Ruhnu on nii kõvad hoovused, siis need mitte kinnituvad vetikad seal väga hästi ei püsi, neid on jumala raskelt leida, siis ma tavaliselt lähen Kõiguste sadamasse, mis on kohe seal kõrval ja siis korjan sealt neid, sest seal on nagu hea kinnine laht ja siis mõnus korjata neid. Umbas poes seda džinni osta saab Mõise või Viitorio? No seda pead tulema proovima. Et tule proovi mõlemast poest. Ma ei või Viitorio poest näinud pärast. Aha. Sealt ei saa täispudeliga tulema, on ju. See oht on seal, jah. No meil on niimoodi, et meil põhiliselt on nagu huvi tundnud tegelikult Tallinnas ja siin lähedal, kellel ongi või olid nüüd tänased rohetärnid Micheliniga, on ju, mis just Michelin korjas kõigelt need ära, siis nemad olid huvitatud jah, et esiteks on ju oma toitu tuua sellist nagu huvitavat nagu tekstuuri ja maitset, siis näiteks Rotermannis näiteks see Pull restoran kasutab seda koos selle Pihtla forelliga, niimoodi serveerib, mine proovi. Ja siis need ongi, noh, neil kõigil on erinevaid variante, sa saad kuivatatud sellest, saad keeta sellist nagu Jaapani stiilis puljongi taolist sellist dashi moodi asja, saad neid kasutada erineval viisil, et näiteks ära röstides on ta mõnus krõps, on ju, ja ka täitsa hoopis teine tekstuur, aga samal ajal toitaineid ja kõike seda on seal hästi palju. Muidugi on meilt tihti restoran küsinud lihtsalt seda džinni, et paljud ka ei ole veel jõudnud sinnamaani, et hakata neid vetikaid oma menüüs kasutama. Aga see on ka võib-olla hea, sest meil ei ole praegu neid toote eriti palju pakendada ja valmistada ja niimoodi. Aga näiteks teie see organisatsioon oli Tartust pärit, on ju, seal ERMi selles restoranis Pööri öö või päev, kumb see on? Üks nendest? Ei käi sellega tihti. Siis seal on ka näiteks, saate minna ja juua Ruhnu džinni, kus on ka muide samal ajal ka praegu Rannarootsi väga põnev näitus. Nii et soovitan niikuinii korra käia Tartus. Meil on jah niimoodi, et osad nagu külmutame, see on sügav külmas, et vaakumkotis ja osad on, mis me kuivatame ära, sest tegelikult on paljud tegelikult hoopis vajavad seda kuivatatult, mitte üldse külmutatult. Aga ta põhimõtteliselt on maitseaineks, siis mitte lisandiks praegu? No praegu põhimõtteliselt ikka jah, et teda veel nagu niimoodi väga suures mahus veel ei sööda, jah. Meie võib-olla kimchi sees on teda kõige rohkem, aga muidu on ta pigem see väikse nagu maitse nüanssina juures igal pool. Küsimus selle džinni kohta, et millised toolikud seda mätsitakse, siin tuleb siis tükk vetikat ka sisse panna
No meil on sellega on alati kodus vaidlus, on ju. Näiteks Eevale hullult meeldib, kui on seal päriselt vetikas sees ka, et nii ilus ja niimoodi. Aga minu arust on, et naised joovad neid kokteile, kus on liiga palju asju toimub sees. Mina joon jällegi niimoodi džinni, et ma panen sinna tavaliselt mingi Indian toonikut, mingi pool panen üldse mullivett, sest mina nagu seda toonikut nii palju ei taha. Ja selle, ütleme, see vetikas annab selle džinnile see ilusa kuldse värvi, mis on siis siit vetika seest juba tuleb nagu siin näha ja on umbes sükast, on ju. Siis ta annab see hästi mõnusa mineraalse alatooni, et ta ei anna üldse nagu sükast mingit adruvaisu või sükast nagu maitset, vaid mineraalsus just, mida me, kui me seda nagu üritasime täpselt nagu parajasti timmida, siis üritasime tekitada sükast olukorda, kus sa nagu jood selle džinn-tooniku ära ja põhimõtteliselt kujutad ennast ette, et sa käisid Ruhnus rannas korra, et sul on natuke soolamaiku merest suus ja nagu mõnus olla. Nii et, mida? Ei, meil on niimoodi, et me seda džinni tegelikult toodame koostöös Peninukiga Tartus, sest me on oma nagu veel päris džinni tehast seal püsti panema. Aga võib-olla tulevikus mul oli nii, et juba Saaremaal siin osad mulle pakkusid natuke tehnikat ka, et mida saaks kasutada ja vaatame, mis poolt tuuled puhuvad või kuidas selle asjaga minna. Restoran Üljeses vist minu arust ei ole. Jah. Palju aastas hülgeid praegu küsitakse? No tegelikult ikka mõned. Ütleme nii, et sul nende küttimiseks lubasid võiks olla päris lihtne saada, aga reaalsus on see, et kuna sa ei tohi müüa sellest ühte juppi isegi toitu teha, siis sa saad ainult ise seda tarvitada. Ja kui ei oleks tõesti tore, kui kõik ruhnast käisid üle hülgekostüümides ringi, siis tegelikult on nagu sinnamaani jõudnud, et kõik nagu tahaks jääda iseendas ja tahaks nagu süüa normaalselt ja mitte nii nagu hülgekeskselt võib-olla mõrvaelu elada. Lihtsalt see lihal on nagu suhteliselt spetsiifiline maitse ka, et seda igapäevaselt niimoodi süüa oleks natuke palju. Ja siis ei ole eriti suurt huvi enam neid käia ja lasta seal palju lihtsam võtta sealt Vitali külmkapist mingi külmunud müsteeria kala ja siis süüa seda, kui minna hülgeid küttima. Jah, aga need on niimoodi, et nad on nii väikses koguses, et ei viitsi neid päriselt kontrollida ja seal on nagu ainult väike osa on seal hülgeliha muidugi sees, on ju. Et need pigem on sealiha konservid. Jaa, võt Gröönimaa on ainus koht, kus tohib tõesti müüa seda nahka, kõiksugu asju nendest tehtud tooteid ja mis ongi nagu loogiline, et kui sa mingi looma maha lased, siis sa peaksid kõikide osasid saama ära kasutada. Aga lihtsalt Euroopa Liidus, ja ma ei mäleta, kust kandist see pärit oli, see vist Saksamaalt tuli ettepanek, et meil Euroopa Liidus ei saa ja nüüd ei saagi. Nii et sööge hülgeid, sööge vetikaid, palju tervislikum. Niimoodi, et kui jätad loomse selle valgu oma menüüst välja, hullult päästad planeeti, lähed taimse peale, oled natuke tublim, aga ikka kulub palju igast vett ja pestitsiide, igast jamast, mida sa pead sinna pritsima ja põldudele väetisi, on ju. Aga siis sealt liigud edasi vetikate peale, siis vetikas tegelikult võtab hoopis liigset toitaineid eest välja, nii et me hoopis puhastame merd, seal sees on kõik need head omega-3, mineraalained, joodid ja kõik asjad, mida tegelikult inimesed tegelikult mujalt otsivad, mis on läbi toiduahela järgmistes etappides, kalades ja seal edasi. Nii et otse vetikatest süües saab palju tervislikumalt. Seda peab ikka töötada, aga sa ei päris need veest ei korja. Tegelikult põhimõtteliselt sa saaks küll neid minna ja puida otse ka, aga nad võib-olla on natuke harjumatu ja tunduvad imelikud niimoodi. No nagu näha, siis mina ainult vetikatest ei toitu, on ju, et võib-olla pole kõige parem reklaammees, on ju, aga muidu jah, seda küll. Kuidas teil selle kosmeetikaga on, kas te toodate ise või teil on ka mõni koostööpartner? Meil veel ei ole, see, mis nägid, seal oli see mingi palsam ja mingid asjad, mis me veel oleme teinud, et me suhteliselt ikkagi praegu nagu testime, nii et me teeme sellist ise väike tootmist. Aga ma arvan, tulevikus ikka võiks ju mingid päris partnerid omale otsida ja nendega koostööd teha. See on see väike saarel, sa pead aru saama, et koostöö on palju lihtsam kui ise pusimine, sest et see
saare ise pusimiselu ei vii eriti kuhugile lõpus. Lihtsalt jooksed seal ümber puu ja midagi ei toimu, on ju. Pildi meil seal teeb küll mingid salve ja pealemäärimist. Need hülgesõlve, on ju. Ja, aga need tegelikult on ka, ütleme, suures pildis siis illegaalsed. Aga jah, saab teha. Tegelikult siis ka mulle hülge, Anaora ja niimoodi päris äge ringi mööda Tallinnat, on ju. Aga siis peadki minema Gröönimaale seda tooma. Ei saa saabast ka teha põhimõtteliselt hülge Ei, isegi saabast ei saa. Mitte midagi, jah. Pärast seda hülgesalvi kätelemäärimist on naine lubanud enam ennast puudutada. No mul oli ka tegelikult üks aasta oli nii, et olin ka, ma arvan, et isegi võib-olla need samad saapad, olin tõmmanud Ruhnus selle hülgerasvaga kokku, aga jumala ammu ise ei mäletanudki. Ja siis oli nii, et see aasta me veetsime terve talve Eevaga Ruhnus ja siis tulin korrast Tallinnasse mingeid asju ajama ja istusin taasasse ja tulin ilge hais, kalakas. Ja siis järgselt sain aru, et kurat, et siin soojenesid mu saapad üles juba pikka tee peale. Ja siis seda tulema seda trääni ja seda haisu, mis ei ole tegelikult kõige mõnusam. Hiiumaal kunagi seda Hiiu-Inglis siis seal tähiste ajas seda. See peab olema ju täpselt hülgerasvaga see, eks ole, võitud. Ja kurat, ega ta ei libised, kibur oli ka seal, mäletad. Järgmine päev tuli ikka raama, eks ole. Jah. Kõike seda vendikas oli, mis korn randa ajab, seda väärindada ei ole. No saab, sest et seda väärindati juba vanasti ka nii, et viidi põllule. Et siiamaani saab tegelikult seda teha. Ja, et seda täitsa soovitaks teha siiamaani. Aga selleks, et seda nii-öelda kommertslikult turustada, ekspektsiimis otstarbelis nagu kõik muud toiduained, see peab mingisugused tohutud sertifitseerima või kontrollima. Tegelikult suhteliselt minimaalselt on vetikatega seda, sest ta ei ole vaata loomne ega taimne. Samal ajal meil on see probleem, et nii mjassa, nii rõõba on ju, et me ei saa kuskilt nagu toetust, samal ajal meil ei ole ka nagu väga palju mingit tõestusvariante vaja, lisaks ta ei ole see, mida kutsutakse novel food, mis on see uudistoit, sest ta on nagu ajalooliselt juba toiduna registrites olemas, nii et see on juba nagu ära tõestatud, et see on söödav ja kõik on nagu tore. Kuna me võtame otse loodusest, me ei ole sinna ise midagi juurde pandud, siis meil ei ole ka midagi nagu lisaks seal mõõta. Et me saame nagu aeg-ajalt lihtsalt kontrollida, kui mingid reostus, nagu kahjustus asju võiks olla, aga siin ei ole sellist probleemi olnud. Lihtsalt ei mahu mitte ühtegi kategooriasse, seetõttu isegi kui põllumajanduse mingi amet tahaks sisse sõita, siis tal ei ole lihtsalt alustada. Ütleme, kui me praegu nagu näiteks selle farmile luba isegi taotlesime, siis mitte keegi isegi Keskkonnaametis ega kuskil ei saa päris täpselt aru, et mida me siis peaksime tegema, siis lõpuks oligi, et ma joonistasin neile sinna Ruhnu saarel mingi ala ja ütlesin, et okei, aga ma tahan siia hoonestusala, et mõelge välja, kuidas siis kõik paberid ära täita ja mis ma teile otsin ja niimoodi. Siis hakati mulle rääkima alve arheoloogiast, on ju, mingitest asjadest, mingi jube ulme, kuradi uuringuid, mida kõik nad suutsid välja mõelda. Ja siis oli seda, et nad mõtlesid välja ka mingi koefitsiendi, et hakata mulle rentima seda mereala nagu põhimõtteliselt põllu nagu siis, nagu põldu rendib riik muidu. Aga lihtsalt mingi koefitsiendi panevad sinna juurde ja siis see ala, mis ma neile joonistanud, ütlesid, et nad tahavad selle eest 36 000 eurot aastas mult saada. Ma ütlesin, oota, kas teie mult või mina teilt, sest mina puhastan nii vett, veepuhastusjaamadel te annate raha, mult võtate või? Ja siis see asi jõudis sinna maani, kus tegelikult siis ma näiteks neile ühe täpina, et ma tahan ühte täppi lihtsalt kasutada farmina või paari, on ju. Ja siis registreerisin need ära ja kuna seal nagu, ühesõnaga oli väike segadus, siis nad suutsid mulle anda need load välja. Niimoodi, et mul nagu kõikide farmide nagu load on, aga see suure ala peale ma pole veel saanud, see võtab veel natuke aega. Aga kui see eksporti tahab tegema hakata teistes Euroopa riikides, kas seal on samasugune mark, et keegi ma arvan, Baltikumis küll jah, aga mujal juba ma usun, et on mingeid reegleid olemas. Et kui siit Saksamaale sinna minna, et siis vist juba peab midagi näitama. Aga ma ei ole seda veel nii täpselt uurinud, sest et see on nii pikemas tulevikus. Võt. Jah. Ja alguses oli, et kui me seda välja mõtlesime, siis ta oli niimoodi, et kuidas neid ankurdada, siis mõtlesin, et et paneks umbes vaata, nagu need paadipoid on sellised, et see on nii mõnus, et lihtsalt sinna kinni ja siis peab ja kõik on tore.
Ja siis sain aru, et ma polnud selle peale mõelnud, et kuidas seda nagu ankrut siis sinna mere peale viia. Nende nagu sadamaid ehitades need paadipoisid pannakse spetsiaalsete parvedega või sul on kraana veel peal ja ma hakkasin mingit kraanat ehitama, et neid edada. Nii et siis tegelikult ma ostsin hästi palju tavalisi väikseid ankruid ja loppisin neid igal pool laiali niimoodi, et oleks eri külgedest. Alguses panin 3, et oleks nagu, mis on siis piis või Mercedese moodi ja siis panin mõned juurde iga seos. Ja enamus ajast nad on nagu pidanud, aga vaatame, mis siis saab. Seda sumpa ülgi lõhu, et seal mingi väike kala läheb sisse. No need, sinna kala ei mahu sisse, sest see võrk on piisavalt tihe põhimõtteliselt. Mul ongi, vaat Hiiumaal ehitab neid mõrdasid ja kõiksugu asju on kivikala nimeline tüüp, kes on Eestis nagu parimaid mõrraehitajaid, siis temal lasin teha selle võrgu ja see ongi see mõrralinast, mis on piisavalt tihe, et sinna nagu kalad tegelikult sisse ei uju. Ja samas nagu piisavalt tugev, et ka isegi kui peaks üles minemast, ta ei saa sealt läbi, aga hülgel ei ole tegelikult mingit huvi minna sinna hullama nagu vetikate vahel, et ta leiab merest ka neid, nii et siis tegelikult, et seda ei ole. Küll aga me tegime veits see aasta ka keskkonna uuringuid, et mis siis seal farmi ümber ja all toimub ja siis kui alati, kui käisid meil teadlased mõõtmas, palju meil seal vetikaid on, siis nad nagu mõõtsid ka, et mis elu seal ümber on nagu teinud ja niimoodi. Aga on küll, et kui ta annab veits varju, siis ta tegelikult nagu meelitab kohale mingi püsikesi kalakesi, kes siis saavad omavahel seal suhelda ja midagi askeldada oma kala eluprobleeme. Et ma usun, et ta natuke on keskkonnale hea ka selles suhtes. Vot. Talvel näete on siis nagu kasvab, No põhimõtteliselt jah, et see nagu terve loodus meil ikka pidurdab talvel, siis ka see vetikate elu, et nad ikka vajavad nagu päikest. Ütleme, et seal Taani väinades ja Iirimaal ja Šotimaal, kus kasvatatakse päris palju juba vetikaid, seal on nagu see nagu vähemalt hea asi, et see on hästi soolane vesi, sest vetikad tegelikult soolasid ka palju, just neid mineraalaineid sealt omale talletada. Et meil kasvavad nagu väiksemaks ja aeglasemaks ja talvel praktiliselt tegelikult ei toimu seal ikka midagi, et ei ole mõtet seal hoida. Sumpu sul on aasta ilmselt seal sees, et seal rüsi ja talvel lõud. Ei ole niimoodi, ma arvan, et nüüd novembris võtamegi välja. Siis selle, mis sa nägid, see ujuv osa on ju nagu siis sõõriku moodi, selle kaldale ootama kevadet ja siis sealt sees selle võrgu osa võtame ära ja siis viime sadamasse tallele vette seisma. Sinna, kus praegu Vitali püüab oma kopresid. Vot. Aitäh, et tulid. Ma tean. Siin on meie kurssponsori Kahve People'i poolt Kohvi ube. Tänud. Ja viimane EOS-i siis 20. album. Siin on meie auvilistust erinevate liikmed. Kõigi pildid on sees, jah, aga palun. Oi, aitäh, tänud. Aitäh. Väga tore. Tulite. Aitäh kuulamast. Järgmise korrani. Teeme nii. Ja tulge Ruhnu külla. Näete, mis toimub vetikate maailmas.